ma annan laval sõnajärje üle Signe Vessole. Signe on oma taustalt juhtimiskoolitaja ja konsultant, kes on mõne aasta eest coachingu alal üks väheseid eestlasi, kes on teinud ka sellel teemal doktoritöö. Tema doktoritöö teema on ennekõike olnud suunatud metoodikate ja metoodiliste kollegiaalsete ja individuaalsete coachingu meetodite leidmiseks ja rakendamiseks. Signe on täna siin päris mitmel põhjusel. Eks ilmselt ikka selleks, et aidata sellel juhtumi jõul, mis haridusasutustes on, omavahel jagatud saada, kui ka mõne muu üllatuse tarvis veel, aga sellest siis, kui Signe sinu esinemine on läbi. Nii et ole hea, Signe. Nüüd on sul olemas väikesed minigrupid. Sinu töölehest on olemas kõigil videomeeskondadel seesama tööleht ja nüüd ma jagan ka laudadele selle töölehe, mida sa veel täiendavalt palusid. Ja nüüd ma ei ütle rohkem ühtegi sõna. Sõnajärg sulle, aitäh. Aitäh. Ma kuulen, et nüüd on mikrofon minul. Aitäh. Ja teid on nii palju. Et mul on koostöös teiega 2 peamist tööriista, ma näitan, millega me hakkame koos mängima. Esimene nendest on mobiiltelefon, aga ma kasutan siit ühte funktsiooni ja see on stopper. Nii, et kui te näete mind telefoniga, siis ma kasutan stopperit. Ja teine tööriist koostöös teiega, milles ma tahan kokkuleppe teha, on eile ma käisin, ostsin ekstra teie jaoks sellised kellad. Ja mul on palve, et me katsetame, kuidas nad toimivad. Kas te olete nõus korraks lobisega oma grupiga ja niipea, kui ma kellad panen käima, kas me saame niimoodi, et siis sellel hetkel tekib vaikus. Nii, ja läheb ja lobisemine algab. Nii. Väga hea, proovime ühe korra veel. Ja lobisemine algab nii kõvemini. Ja nii. Suurepärane. Kas ma võin teiega teha sellise kokkuleppe? Me hakkame koos järgima juhtumi lahenduse protsessi ja me teeme seda sellisel viisil, et mina juhendan teid kõiki. Ja igast lauast on ka, igast grupist on veel üks juhendaja kohe juures. Aga minu juhendamine on läbi selle, et ma palun korraks iga kord teie tähelepanu, kui ma neid kellasid helistan. Sobib see teile? Et siis te annate tähelepanu mulle, ma ütlen järgmise sisendi, et oma väikeses grupis saate edasi minna. Nii, aitäh teile. Et juhtumi jõud. Mulle väga meeldis see pealkiri, mida Margit tegelikult meie jutu ajamisel järsku kostis. Juhtumi jõud. Ja mis asi on juhtumi jõud? Et ma ei olnud selle peale sel hetkel sellisel viisil mõelnud, nagu temaga vesteldas, et kõik meie ümber on juhtumid. Et me loome lugusid. Me oleme loodud lugude poolt. Juhtumid on nii minevikust. Õnnestumise juhtumid, praegu aktuaalsed juhtumid. Need võivad anda tiibu, jõudu ja need võivad väga ähmastada meie ilku, kuidas edasi minna. Ja täna koos teiega me vaatame 2 tüüpi juhtumeid. Ja me alustame juhtumitest, mis annavad tiivad. See on õnnestumine ja edujuhtum. Ja ma palun kõikidel, me läheme läbi protsessi selliselt, et see on hästi struktureeritud, et tõesti ma annan teile ka kohe ülevaate, ka slaidide pealt, kõik, mis me teeme, tuleb etapi järel ka slaidile ja ma ka ütlen. Aga esimene etapp on siin selline, et kui te näete, siis teil on laudade peal postit värvilised paberid. Iga laua peal on 2 väikest pakki, et võtke mõlemad grupid üks väike pakk endale ja vaadake, et igal grupi liikmel oleks üks pastapliiats või mingi kirjutusvahend. See oli ära. Jaa.
ja esimene tähelepanu, tell. Nüüd ma palun ja kohe, kui ma ütlen selle lause lõpuni, ma panengi ka stopperi käima, et tõesti neid aegasid ka jälgida, mis on ka slaidide peal. Aga see minut ma palun kõigil hetkeks grupis keskenduda iseendale. Te võtsite kaasa, ma tean, edulugusid, õnnestumisi, aga vahepeal on aega mööda läinud. Et mõelge igaüks iseendale, möödunud aastale perioodile ja kirjutage sellele paberi peale individuaalselt, ilma teistega rääkimata, märksõna ühe möödunud perioodi eduloo kohta, õnnestumise kohta, mille üle sa oled uhke. See võib olla sinu kooli, lasteaia, sinu isiklik. Korraks kõik keskenduge, meenutage neid paljusid lugusid ja valige välja üks. Ja lihtsalt selle märksõna või pealkiri. Ma vaikin koos teiega, panen stopperid käima. Üks neist paljudest õnnestumistest, üks lugu. See võib olla suur, see võib olla väike. Oluline, et on sulle tähendusrikas. Ja nii see katkestamine muidku hakkabki käima. Ma palun, minut on möödas. Ja nüüd ma palun niimoodi, teid on enamasti 6 inimest grupis. Et igal ühel 1 minuti jooksul jaga seda oma lugu oma grupi liikmetega. Nii et kõik, ma jälgin aega, ma ütlen, esimene on läbi, teine, 3., 4. ja siis lihtsalt annad üle. Ja esimene alustab. Just nimelt, tahad sa sellest rääkida, ma juba kuulsin. Aga esimene lihtsalt ja alustage, teate, see läheb väga lihtsalt ja saate hakkama suurepäraselt. Lihtsalt alustage. Jaa. Ja number 2 inimene hakkab rääkima, palun vabandust.
palun poest. Eile ostsin ekstra. Mõtlesin, et kuidas siin, mis siin kajaks. On kuulda. Kolmas inimene alustab. Neljas inimene alustab. Viies inimene alustab. Ja kuues inimene, palun.
niimoodi ja palun korra tähelepanu. Ja nüüd igal väikesel grupil on aega 1 minut, et valige kuuldud lugude seast, nende paljude õnnestumiste seast, paljude lugude seast, kust on võimalik saada inspiratsiooni, ideid, mõtteid, 1 lugu, mida järgnema kuskil 35 minuti jooksul natuke lähemalt uurida. Nii et tehke 1 minuti jooksul valik, 1 loo valik. Millest te tahaksite õppida? Mille järgi te olete nagu ahned? Valige 1 lugu nendest. Ma loodan, et olete valinud. Veel 1 väga oluline valik, et meil see protsess läheks üheskoos ja sujuvalt, on see, et palun valige oma grupist 1 meeskonna või grupi selline coach, juhendaja, 1 grupijuht. Tema ülesanne on väga-väga lihtne. Valige julgelt see roll, see on põnev, nii et valige 1 inimene, leppige kokku, kes teie gruppi juhib seda sessiooni juht. Tehke ruttu see valik. 1 inimene, kes juhib sessiooni. Palun head, igast grupist. Grupijuht, tõstke käsi püsti. Vaatame, kas on kõik. Iga grupp, lehvitage mulle. On olemas, mõnes on nagu mitu isegi. Nii. Väga hea. Koos teiega, grupijuhid, armsad, kallid. Mul on nii hea meel, et olemas olete. Et me juhime koos läbi 5 etapist, mis on siin ja iga kord ma ütlen iga enne etappi grupijuhtidele, mida oma grupiga teha, mida küsida, kuidas minna. Ja selleks on teil lisaks grupijuhid, vaadake, teie laua peal on sellised maagilised mustad kastid. See on nüüd grupijuhi abimees. Grupijuht võtab selle musta kasti. On ju? Ja protsessi ajal ma ütlen, kuidas seda kasutada. Protsessi ajal ma ütlen teile, kuidas seda kasutada. Nii et, aga võtke nad endale. Kas olete saanud, jah? Super. Et aga siis selliste väikeste juhtumite puhul üldse. 1
võib öelda, on palju kokkuleppeid ja reegleid, aga üks on tegelikult alati peamine, on see, et me töötame selle inimese heaks ja hüvanguks, kes lubab enda juhtumist õppida. Ja samal ajal me hoiame ka eduloo puhul ja mis tahes juhtumite puhul oma grupis seda konfidentsiaalselt, see, mis tema jagab, nagu sellised isiklikumaid asju, need jäävad teie gruppi, kõik, mida te valite, mis on isiklik õppimine, mis te ideed kaasa võtate, see on teie oma, aga juhtumi omaniku selline personaalne info kuulub temale. Olete nõus? Ja, nii et sellega nagu arvestada. Hakkame siis pihta. Panen järgmise juhise teile. Ja nüüd palun armsad grupijuhid, juhendage oma gruppi niimoodi, et paluge, et nüüd see valitud juhtumi omanik, nimetame eduloo juhtumi omanik, räägib veel kord, enne sai 1 minuti rääkida, nüüd ta räägib natuke rohkem, ta räägib 3 minutit oma eduloost ja teised samal ajal on vait ehk kuulavad. Küsimuste voorud tulevad ja läheb aeg. Aitäh teile ja järgmisena gruppide juhid, kui te me läheme edasi
nüüd küsimuste vooru juurde ja küsimused jagunevad 3 teemasse. Me hakkame liikuma nii, et me uurime selle juhtumi mõju kõige esimeses osas, siis me uurime neid tegureid, mis võimaldasid selle edu ja siis me uurime võimalusi, mida tänu sellele võib kõike tulevikus korda saata. Ja te näete, võtke sealt mustast karbist välja sellised mererohelised küsimused. Nad on, ja ühel nendest peal on sinine riba ja seal teisel peal on kirjutatud mõju. Olete kõik need üles leidnud? Ja kui te olete need üles leidnud, siis see küsimuste voor käib sellisel viisil ja kõik järgnevad ka. Ma esimene kord seletan seda põhjalikumalt ja edasi läheb see kõik nagu iseenesest. Ja see toimub nii, et teie oma grupi liikmetel, ma näitan praegu ette näiteks teie peal siin, tõus ole ja püsti, näiteks ta on istuv grupi liige, mina olen grupi juht ja ma palun igal ühel lihtsalt nagu mängus tõmmata 3 küsimus pimesi. Ja ega nagunii sa ei näe, on ju. Ja järgmine võtab 3, nii et kuni igaüks on 3 küsimust ära võtnud, siis, suutsite jälgida mind, iga grupi liige võtab 3 küsimust ja siis ma siit valin ja küsin juhtumi omaniku käest. Loomulikult teie haritud ja targad inimesed, panite tähele, mis ma ütlesin? Haritud ja targad inimesed, te tunnete ju ära selle konteksti. Te võtate küsimuse loosiga, selleks, et saada inspiratsiooni selle loo uurimiseks. Kuid oma tarkuse ja pea kasutamine on ikka soovitatav, te võite küsimust muuta. Kui teil endal tuleb palju parem küsimus, võite seda kasutada. Eks ole, hakkame pihta, jõudu. Läheb 5 minutit praegu mõju küsimuste ringiks.
ja palun gruppide juhendajad, liigume järgmise küsimuse tasandi juurde, see on nüüd kollasega ääristatud edutegureid hakata uurima. Samamoodi paluge oma grupiliikmetel võtta niimoodi loosiga 3 küsimust ja loomulikult kõik enda küsimused on ka teretulnud. Need on inspiratsiooniks teile. Ja läheb aeg.
palun nüüd, gruppide juhendajad on võimaluste küsimuste ring, need on siis ümbritsetud roosa joonega küsimused. Et otsige need ja samamoodi nagu eelmised etapid, küsige, valige sealt, küsige ise, kui teil endal tuleb mõni hea küsimus, mida küsida, mis looksid nüüd selle kogemuse pealt uusi võimalusi. On see küsimuste eesmärk selles etapis. Jõudu!
ja nüüd palun gruppide juhid. Nüüd paluge oma grupi liikmetel võtta igaüks üks märkmepaber, postit, mis seal on, ja kõik kuskil korraks keskenduvad ja mõtlevad sellele, mida te just tunnetage, mõelge, mida te just kuulsite ja kirjutate sinna, mida teie näete juhtumi omaniku niisuguse spetsiifilise edutegurina. Kui sa praegu kuulsid seda lugu, mida sa kõrvalt vaatajana, selle loo kuulajana tegelikult mõnikord me ise ei näe neid asju, mida näevad teised kõrvalt. Nii et tee nii, et kõik su grupi liikmed jälgi neid ja nad kõik korraga kirjutavad ja kui kõigil on kirjutatud, nii et kõik näete, et on valmis, siis te loete selle ette ja annate juhtumi omanikule üle. Kokku aega 5 minutit jälle. Aeg läheb.
ja nüüd palun sessioonide juhid, aidake oma grupis jälle fookusesse tulla nüüd juhtumomanikul, loo rääkijal, kelle käes on nüüd teie väikeses grupis uuesti lava, et jagada, milliseid taipamisi ma sain tänu sellele, et ma teile seda lugu jagasin. Ja mis on minu esimene samm, vähemalt miinimum on üks samm, mis ma nüüd tänu sellele edasi teen. Kuidas ma liigun selle edu põhjalt edasi? Et andke sõna juhtumi omanikule, et ta jagaks teile oma taipamisi ja kuidas ta nüüd selle põhjal edasi liigub. Aeg.
ja viimane etapp teile sessioonijuhid, palun paluge enda grupi liikmetel, et nad uuesti võtavad igaüks ühe märkmepaberi. Aga nüüd see jääb neile endale ja sinna kirjutab igaüks ülesse, millist inspiratsiooni ma sain tänu sellele, et ma täna siin seda lugu kuulasin. Mis ma endale kaasa võtan, mis mõtteid ma ise endale sellest loost sain. Kõik korraga kirjutavad ja kui on valmis, siis ükshaaval palu neil seda ka öelda nagu välja. Nii et kõigepealt kirjutate ja siis jagate üksteisega. Aitäh, läheb.
ja nüüd, kui ma olen kohe lause lõpetanud, siis palun tõuske kogu grupiga püsti, kõik korraga, nii et te olete korraga nagu püsti, nagu terve oma grupp, 6 inimest või palju teid on. Ja leidke see 5 mingi poole sekundiga, kuidas te üksteist tänate selle olemise ja kuulamise eest siin ja praegu. Ja läheb 1, 2, 3 püsti. Ja jääge. Oodake, olge püsti edasi. Ja nüüd, kui te juba püsti olete, te ju teate, ka liiga kaua ei tohi istuda. Meie see istumislimiit on täiesti läbi. Me saame ja seetõttu igaüks teist teeb vähemalt, no see miinimum on 3 sammu, aga no kuni 30 sammu mingis suunas ja moodustage uued väikesed grupid. Kas lähemalt või 1, 2, 3 ja läheb? Ja kohe oletegi kohal. Kas naaberlauda, ülejärgmisesse lauda? Minge vaadake. Liikuge, vaatenurk muutub, saate natuke liigutada. Uued inimesed, uued mõtted, uued inspiratsioonid. Mine ja liigu. Aeg on jäänud 0,5 minutit. Võite joosta. Ja istuge uues grupis juba. Kontrollige, kas teie ümber on uusi nägusid. Ja kui keegi veel seisab, te võite kuskilt, kes on nagu kohti, lehvitage, kutsuge enda juurde. Kui te näete nõutult seisaid, siis võite kutsuda enda juurde. Ja ülesanne on teha väga kiire tutvumisring. Võib-olla te juba teate tõenäoliselt, aga siis ikkagi kiired nimed. Kus sa tuled nime? Väga kiire väike tutvumisring uue grupiga.
ja me alustame meie järgmist sessiooni jälle sellise 1-minutilise väikese mõtisklusega, mis tähendab seda, et iga grupi liige palun võtke märkmepaber ja seekord pange sinna kirja, et mis on üks selline olukord, milles sa soovid positiivset muutust, mingi väljakutse, mille lahendamine oleks väga äge ja võib-olla mille puhul sa oleksid väga tänulik, et just need inimesed, kes oma 10 või 3 sammu tegid hetk tagasi, 3 minutit tagasi sinu suunas, saaksid nagu kaasa aidata selle positiivse muutuse elluviimisele oma heade ideedega. Nii et pange igaüks jälle kirja üks märksõna mingi olukorra kohta, kus sa soovid positiivset muutust. Mõelge, neid on ilmselt palju neid olukordi ja väljakutseid, aga valige üks olukord, kus sa täpselt ei tea, mida teha veel. Või on sul omad mõtted, aga sa oled väga tänulik, kui sa tegelikult saad natuke laiem ideid juurde. Siis saate kohe jagada. Märksõna kirja. Ja nüüd enne nad peavad juhtumi valima. 6 minutit. Ja jälle on igal grupi liikmel oma rühma liikmete jagamatu tähelepanu 1 minuti jooksul, kus sa jagad täpselt nii palju, siin on jälle see konfidentsiaalsuse kokkulepe oma väikses rühmas, täpselt nii palju, kui sa soovid, et oma juhtumist. Ja ma annan kellaga märku, esimene inimene alustagu. Teine inimene alustab.
algab 3. inimese aeg. Neljas lugu, 4. inimene. Viienda inimese lugu algab. 5. lugu. Ja algab 6. lugu. Viimane lugu. Viimane juhtum.
ma tunnen, et see õhk on tüüne väljakutsetest, juhtumitest, võimalustest. Teie ülesanne oma väikeses grupis on väga 1 minuti jooksul valida välja üks see väljakutse, mille ja juhtumi omanikele heaks te järgnevad 30-25 minutit oma panuse annate. Tehke see valik. Valige üks inimene, kelle hüvanguks, kelle juhtumiga te soovite natuke minna edasi. Mis võib-olla puudutab teid? Ja järgmisena palun iga laudkond, iga grupp. Jaa. Kui ilus vaikus. Et valige juhendaja, valige üks inimene, kes seekord sessiooni läbi viib. Ja nagu te nägite, see väga lihtne. Aga valige see inimene. Oma grupist üks inimene, kes viib sessiooni läbi, juhendab. Jälle näidake igas grupis, lehvitage sessioonijuhid. Vaatame, kas on kõigil olemas. On olemas. Super. Sessioonijuhid, teile selline teadana, kui midagi te vajate näiteks, et te näete, et ahaa, mul on vaja juurde märkmepabereid või mida iganes, siis tulge siin laua peale varu, et siis tulge ja küsige näiteks, et kui juhtub, et teil on midagi vaja, siis andke teada. Ja esimene etapp, meil on jälle 5 etappi, me vaatame olukorda, me uurime seda läbi küsimuste 3 voorus, me otsime ideid, mida lahendada, pakume välja ja vaatame taipamisi ja jõustame juhtumi omaniku lõpus. Need loodetavasti tuleb kasulik protsess teile kõikidele. Ja esimese faasina ma palungi siis sessiooni grupi juhtidel paluda juhtumi omanikul 2-3 minuti jooksul natukene lähemalt oma loost rääkida. Ja siin on väike erinevus nüüd. Kui ta on oma loo ära rääkinud, siis las ta ütleb ka juhtumi omanik oma väiksele teie grupile, mis on tema küsimus, millele ta vastust otsib, ehk millele ta tahab, et grupi liikmed nagu keskenduksid ja vastust otsivad, sest lood võivad olla väga mitmetahulised, seal võib olla väga palju võimalusi, mis suunas lahendust otsida, aga see, et see juhtumi omanik ütleb, vot kuidas teha seda või kuidas siit minna edasi, et küsige ka see küsimus ja pange kirja siis kas A4 paberile või sellele märkmepaberile, nii et oleks fikseeritud. Jõudu teile, läheb esimene etapp.
ja kõik sessiooni grupijuhid, teie käsutuses me oleme jõudnud küsimuste vooru. Te leiate sealt karbist nüüd tumesinist värvi küsimused, mida on samuti 3 erinevat tüüpi. Esimesed neist aitavad nüüd laiendada seda olukorda, et tegelikult selle olukorra uurimine meil jätkub. See ei lõppenud selle loo rääkimisega, aga me läheme nüüd teisel viisil edasi. Et helesinise äärega tumesinised küsimused ja samamoodi paluge võtta grupi liikmetel sealt kuskil 3 küsimust ja grupi liikmed, siis teie õigus on seda küsimust ümber sõnastada, valida või küsida iseenda küsimus, mis teile tundub võib-olla õigem ja mida siin ei ole. Ja väga tähtis asi, juhtumi omanikul, olge nüüd väga tähelepanelikult. Juhtumi omanikul on alati õigus mitte teada vastust. Saate aru? Sa ütled, ma ei ole sellele mõelnud, ma ei tea. Ja kui mõni asi on see, et sa väga hästi tead, aga sa praegu nagu ei tahagi seda öelda. See on ka väga okei, ma vastan mõttes või, et see kõik on okei. Jõudu tööle!
grupijuhtidele te saate edasi liikuda järgmisesse küsimuste teemasse. Need on sina ise ehk juhtumi omanik, ääristatud kollasega. Ja jällegi kõikidele juhtumi omanikule, kui sa ei tea vastata, siis sa ei vasta. Sa ütle, ma mõtlen. Mõned võib-olla on sellised, et sa ei tea kohe vastust, aga sa võid mõelda. Jõudu! Ja palun grupijuhid tähelepanu. Te saate nüüd oma gruppi juhtida viimasesse küsimuste etappi, milleks siis on selle tumesinised kaardid roosaga, kuhu on kirjutatud lahendused teisele poole. Ehk need on siis küsimused, mis hakkavad justkui sõudma lahenduste pooles. Jõudu!
ja nüüd me teeme midagi täiesti uut. Ja see on see, palun tähelepanu kõikide gruppide juhid, grupi liikmed. Sa kuulsid lugu, väljakutset. Te kuulsite küsimust, kuidas. Te uurisite seda lähemalt. Ja nüüd on siis kõikide grupi liikmete kingitus juhtumomanikule. Te mitte ei anna talle nõu ja ei soovita, tee seda või toda. Ei, mitte seda. Teie avaldate oma saladuse. Teie saladuse, see tähendab seda, et te panete märkmepaberile kirja, alustades sõnaga mina. Ja te vastate, kuidas teie juhtumi omaniku olukorras, millised samme teie teeksite. Kõigepealt kõik te kirjutate selle samal ajal ja kui grupijuht näeb, et kõigil on valmis, siis te loete need ette ja annate üle.
ma loodan, et te saite kingitused kätte juhtumiomanikud. Siis järgmine etapp on see, et grupijuhid paluge ehk kõigepealt andke sõna nüüd uuesti juhtumomanikule teie grupis ja paari minuti jooksul andke talle aega sõnastada, milliseid taipamisi ta sai tänu sellele, et ta teie väikses grupis oma lugu jagas ja mis on tema esimene samm, kui ta siit läheb. Ja nüüd olge väga-väga tähelepanelikud. Minu arust on see üks mõnusamaid etappe, mis nüüd tuleb. Et oma grupijuhid, paluge jälle, et iga teie grupiliige võtab märkmepaberi, ühe väikse, ja te kirjutate sinna, mis paneb sind uskuma, et juhtumi omanik saavutab soovitu. Milliseid tema tugevusi ja ressursse sa näed? Et juhtumi omanikule selline jõustamine, tagasiside, keskenduge korraks, mis paneb sind uskuma, et ta kindlasti saavutab soovitu, et ta liigub edasi, teeb selle esimese sammu ära ja läheb veel edasi. Mida sa kuulsid ja nägid sellist, mis paneb sind uskuma? Pane see kirja, kui kõigil on kirjas, siis te loete ette ja annate need juhtumi omanikule.
kohe on tagasiminek oma nii-öelda algsetesse meeskondadesse. Aga viimane asi, et paki endale väikene selline seljakotikene kaasa. Ehk kirjutage üks, võib-olla ka mitu mõtet, mis sa tänu sellele, et see juhtumomanik jagas oma lugu, et te mõtlesite kaasa, mis mõtte või idee sa endale kaasa võtad. Et pane see kirja selleks, et oma meeskonnaga jagada mingid head ideed või mõtted, lahendust. Mis sa siit võtad kaasa, mida sa tahad mäletada, mis sa tahad, et sul oleks meelest? Paar sekundit. Mis te arvate, mis ma palun teil teha? Ei tea. Kallistus on puudu. Tegelikult sa oled täitsa õigelt teel, aga et seda oleks lihtsam teha, et tõuska kogu meeskonnaga püsti. Ja leidke oma väikses grupis see viis, kuidas te tahate tänada grupi liikmeid selle aja kuulamise, pühendumise eest selleks korraks.